Tervist! Podcast 442 alustab huvitavast kohastena. Kõigepealt minu nimi on Ivan ja mu kõrval on mina Maarjo jätkuvalt, tere! Maarjo, just, et me alustame tõesti, kunagi sellest võib-olla saab mingi stuudio, loodetavasti lähiajal, praegu see on, ütleme, koht, aga ka põranda all peab koht olema, on ju. No sauna eesruumist oleme nüüd jõudnud külmakambrisse hetkel. suht jah, aga see selleks, et siis oleme tegelikult meie toetaja EpicBeti kontoris põhimõtteliselt ja meil on siis eraldatud väike stuudioruum, mis saab kohe valmis, aga enne kui me alustame, räägime väga tähtsatest asjadest, see episood on võib-olla isegi mingis mõttes meie ajaloo üks tähtsamaid, siis EpicBeti, seesama nädal EpicBet saab 1 aastaseks tegelikult. See päev, kui see episood ilmub reedel, on EpicBeti sünnipäev ja selle puhul on kõigile, kes kasutavad EpicBeti nii-öelda, on väiksed üllatused ja meie Telegrami kanalites, Instagrami kanalites on sellest juttu, loomulikult ka EpicBeti enda kanalites. Sealt ma arvan saab kõige pädevamat infot. Et ma arvan, et nii mõnigi tribüüni jälgi on ka koos EpicBet, on koos selle olnud. Kasvanud selle aja. Kasvanud koos EpicBetiga. Aga ma kiirelt tahaksin korra parandada, et ma arvan, et meie ajaloo kõige tähtsam episood saab olema järgmine. Et kas on siis šampanja saatel või külmad viinad on mängus. Et kui Aivar võidab, siis on šampanja. Ma ei ole öelnud, kummal pool see on. Ma tean see öelda, ma täpsustangi, et võib-olla me mõtleme vaata erinevalt, et ma tulen šampanjaga, sa tuled viinaga. No, mina tähistan alati viinaga. Vot, ja tegelikult taustal hakkab ka klubide meie nii-öelda fännisektor on praegu pausil ja me klubide MM-ist väga palju rääkida ei saa, aga tulles tagasi EpicBeti juurde, kas seal on kampaaniad, keda huvitab, vaadake üle, on ju. Ja mingid bännerid jooksevad ka meil siin vahepeal ringi, et sealt on kogu info. Vot, aga nüüd räägime Eesti jalgpallist. On väga palju teemasid, aga üks ilmselt ületab teisi jõhkralt lihtsalt. Klaavan versus Aivar Pohlak, see on viimane episood reaalselt. Kallid lugejad, kuulajad, vaatajad, see on viimane episood enne valimisi. Meie propaganda, see lõpeb ära siin vaata, me ei saa enam rohkem midagi teha, me oleme kõik endast andnud. Ei saa kindel olla, et tuleb oodata kõigepealt tulemused ära ja siis sellest lähtuvalt teha järeldusi, nii et propaganda võib jätkuda. Jah, absoluutselt selle valimiskampaania raames sellest. Aga mis ma tahtsin öelda, et arutamises, räägime siis läbi, mis siis selle 6 kuuga, circa 6 kuuga on toimunud isegi rohkem kui 6 kuuga ja võib-olla anname oma hinnangu ja ma ei tea, ennustame nii edasi. Et soojenduseks ma alustaks sellest üritusest, mida me mõlemad sinuga külastasime, oli siis see konverents, mida Ragnar Klavan korraldas, et mis mõtted sul olid, et sa ikkagi tähtsa inimesena ka lõpuks sattusid kuhugi, et ma tean, et sa üritasid seda ignoreerida võimalikult kaua, aga lõpuks sul õnnestus. Ja leidsin ikkagi aega. Ei, loomulikult, ega kui sina oled nagu tööalaselt rahvusvahelistel mõnel konverentsil analoogsil ka käinud, siis minu jaoks oli tegelikult see esmakordne kuulata siis, ma ei tea, välislektoreid või üldse, et mingi osa siis jalgpalli, ma ei tea, tegelastest tuleks kokku ja siis kuulaks, mida tähtsatel onudel on ja loodetavasti mõtleks ka kaasa. Mis mulle nagu selle puhul meeldis, oli see, et ma julgen nagu öelda, et minu jaoks oli üllatav. Mingi nurgalt ma olen kuulnud ka, et võib-olla mõned inimesed ütlevad, et liiga palju see klubisid nagu kaasatud ei olnud, on ju. Aga minu jaoks on nagu üllatavalt palju inimesi oli tulnud kohale, saanud aru, et see on väärt toode, mida tasub tulla kuulama. Mis mulle võib-olla nagu selle nurga juures ei meeldi, et mulle väga meeldis näiteks tegelikult Slovakkia siis liiga tegevjuhi nagu ettekanne. Mis mulle ei meeldinud see, et ma tean, et me tegelikult tollel üritusel ei peagi nagu jõudma lahendusteni. Aga mulle ei meeldinud see, et me näeme, et see on kõik väga ilus, et tasub unistada ja on võimalik asju nagu teha suurelt. Aga me ei jõudnud minu meelest selleni, et kuidas me seda siis ikkagi teeme, kas nagu Slovakkia näitel. See mulle ei meeldinud. Mis mulle tegelikult veel väga meeldis, mis on nagu varasemalt oli läbi käinud, on see Balti liiga idee. See pani mind nagu uuesti mõtlema kogu selle kontseptsiooni peale. Ma ei hakka üldse keskenduma selle, et mis see süsteem üldse on ja et kuidas seda varasemalt käsitletud on. See pani mind mõtlema selle peale, et mis lõpuks on ikkagi selle alaliidu eesmärk. Katusorganisatsiooni alaliidu eesmärk on teenindada klubide huve. Ja kui me ühe hetkel otsustame siin Eestis, näiteks, et see Balti liiga idee tasub kaalumist, siis mina tahangi näha, et see sõltub sellest, et klubid koos oma juhtkonna ja toetajate, kogukondadega annavad signaali, kas sellist asja on Eesti jalgpallile vaja või ei ole. Samamoodi Lätis ja Leedus. Ja kui enamus otsustab, et seda on vaja, siis väga lihtne, seda teed me lähemegi.
praegu me oleme selle laualt nii kiiresti maha võtnud sellepärast, et meie alaliit ei teeninda klubide huve, vaid teenindab mingi kindla seltskonna enda loogikaid ja mõtteid. Jah, see Balti liigat me olime vist ainsad, kes päriselt seda kajastasid nii nagu see oli alates formaadist kuni selleni, mis plussid ja miinused olime sinuga erinevatel meeltel teatud asjades leidsime, et on keerulisi asju, mis võib-olla siiamaani ei omagi mingit lahendust ja see ei olegi nagu point, kui keegi sulle presenteerib mingid idee presenteerimisel ei ole vastused kõikidele küsimustele alguses. Idee presenteerimisel sa pead ära kuulama ja mõtlema, kas see võiks sind nagu, sa kasutasid sõna või väljend, et teenindama huve, aga nagu, kas sellel võiks olla mingi mõju progressile, on ju. Et kui me seda ei kaalu üldse, siis see ei tohiks olla nagu jalgpalliliit on ju, et selles mõttes. Mul on lihtsalt hea meel, et see Läti tüüp sai esimest korda nagu lihtsalt päriselt tutvustada Eesti inimestele, mis see on, et ma ei tea, mul on uskumatu, ma ei saa siiamaani ei usu nagu seda, et kuidas inimesed nii kitsarinnalised on, nad ei taha lihtsalt tutvuda sellega, et sa nagu kuidagi, sul on nagu mingi alateadus, mingi Balti liiga, kunagi oli see mingi kihlveo liiga, kõik inimesed ei saa aru, ei süvene, eriti mind läheb närvi, kui inimesed, kes peaksidki just süvenema sellesse, ei süvene sellesse. Alustades ajakirjanikast ja lõpetas klubi juhtida, et siinkohal tervitused nii Sokkerneti ajakirjanikele kui ka tegelikult ka Gert Kamsel, kes ei saanud ikka vist sellest formaadist aru. No ma ei tea, kas ta seal mõtles naljaga pooleks või mitte selles podcastis, aga... Ei, ta täiendas lihtsalt oma neid ideid, mida tasub kaaluda. Aga mulle nagu selles mõttes, tegelikult nagu isegi huvitav, mis selle Maksim Krivunetši siis nagu see eesmärk või motiiv üldse on, miks ta seda tahab teha. Aga mida tuleks nagu kiita on see, et olenemata sellest takistustest nii järjepidevalt ja nii entusiastlikult ühe idee eest seistavad, see mulle meeldib. No jah, okei. Kuule, meil ka Jalgpalliliidu juht on ka järjepidev ja entusiastlik oma ideede. Aga tal ei töötata liiga palju vastu selle jaoks. No see on tõsi, jah. Okei, no jah, et see tegelikult see väike, ütleme, see konverents on lihtsalt väike, olgem ausad, me ei hakka, siin ei ole mõtet lolli mängida, eks ta oli nagu kampaania osa. Kahtlemata, see ei ole mitte, me ei hakka siin ütlema, et vot heast tahtes tegi ja me ei hakka teesklema, et see ei olnud. Kuigi ma kiirelt segan vahele, sorry. Et tegelikult isegi natuke minu maitse jaoks see läks liiga nii-öelda pohlakut ja täpselt. Ma tahtsin ka just seda sama öelda, et ma arvan, et see üritus, kui sa juba saad sellised lektorid, ma arvan, et sa ei peaks neid nagu, et nad ei peaks osa saama selle, umbes ma ei tea, ma läheks kuhugi, mis iganes Tottenham korraldaks enda staadion, ma olen käinud seal, kus Tottenhami staadionil korraldaks mingid konverentsi ja seal oleks mingi Arsenali mõnitavad mingid vaherepliigid, et umbes suke debiilne näide. Minu arust see oli nagu natuke üle võlli, minu poolest võib 5- ju esineda ka ja ma ei tea, aga no ütleme nii, et maitse piirist mindi üle, kahtlemata. Kui üks asja mulle meeldis, kui tehti see videoklipp siis Jürgen Koppiga, et tema oli ka solvunud, et miks tal siis Schalke fänisärk siis Team Klaavani näol tuuakse, et ma arvan, see oli selline hea kommentaar seal vahepeal. Vot, aga ma ei tea, rohkem sellest konverentsist ju, seal oli häkatloni osa, kus sa ei käinud, on ju, ega mul seal ka midagi rohkem, et lisada ei ole. Ainult see, et viimase kuu jooksul ma olen saanud 2 korda võimalust oma mingid ideid või ideed jagada ja selle nimel töötada ja kuidagi moodi seda presenteerida. Ja ma ei tea, kas mu selle häkatloni ideed keegi võtab kuulda või mis iganes paneb kuhugi, aga näiteks ma nägin, sina said selle raamatu, vaata, kui sa sisenesid konverentsi, võtsin ja ma lugesin ja seal oli mingid punktid, mis tulid nagu reaalselt nagu, ma tean, minu laudkonnast üks oli nagu reaalselt minu poolt genereeritud, see on nagu lihtsalt selline märk, et no see on näide sellest, et lihtsalt siit kuulatakse ja lihtsalt see juba lisab motivatsiooni on ju. Et ma olen 6 aja jooksul saanud 2 korda Eesti jalgpalli niimoodi anda, ma ei ole saanud seda tegelikult teha. Kuigi mõni võib-olla ütleb, et sa oled ju saanud ja aga tegelikult ei ole. Vot, et see oli selline väike osa on ju sellest, aga ma tahaks lihtsalt nüüd, tahakski võtta kampaaniat, Klaavani kampaaniast, Aivar Pohlakul ei ole avalikku kampaaniat. See on sihilik otsus, tema käis oma sõbrad läbi, ma ei tea, lubas midagi, rääkis midagi, võib-olla pani samamoodi üks-ühele suheldes üle võlli, nii nagu võib-olla Ragnari tiim pani natuke avalikult üle võlli kahtlemata on. Aga meil ka muidu puuritakse, ma ei tea, kas need kuulad. See on nagu, tegelikult see näitab mingit taset, kui sa oled kuhugi jõudnud vaata podcasti, kes siis sinu taustal puuritakse. Või siis vaadates meie nende stuudio alget, et siis see tuleb veel ehitama hakata. Igatahes, kõigepealt see, et strateegiad on ju.
mulle juba selle pealt, kuidas Klaavan ehitas selle Klaavan versus Pohlaku need ülesehitused, juba selle pealt on mu otsust põhimõtteliselt langetatud, isegi kui mul ei oleks varem otsust langetatud. See jalgpalli on kõigile ei olnud ainult sõnum, vaid seda tõestati tegudega nii palju, kui saab. Rohkem Klaavan ei saa tõestada, ta ei ole võimul. Vähemalt siis kampaaniaga on, et tegudega me veel tegelikult, ütleme okei. On tehtud ka sükst ajurünnakud, on, et selle nurga alt saab öelda, et mingi märga nagu ta ei saa rohkem teha, ta ei saa praegu, ta ei otsusta midagi, ta ei ole, ta näitab, et võt niimoodi me hakkame juhtima, on ju. Võt niimoodi peab tegema, võt nii on ju. Loomulikult tegema poliitikaga, mis iganes, valima Klaavani ära. Ma ei tea, 4 aasta pärast tõdeme, et tegelikult oligi kõik olid ilusad jutud, on ju. No võib-olla isegi aasta pärast. No jah, võib-olla mõni ütleb ka 6 aja pärast, on ju. Aga tegelikult... Aasta aega tuleb nagu nii anda, on ju. Aga minu meelest selles mõttes, jah, kõik, mis sa ütlesid, on nagu väga õige, et kuigi ma ütlen, et see, just isegi kasutad, et Aivar Pohlak pole teinud nagu avalikku kampaaniat, on ju, siis ma ütlen, see ongi tema kampaania seisnebki selles, et see ei ole avalik. Et tema kampaania seisnebki selles, et tema ja siis tema mõttekaaslaste jaoks jalgpall ongi kindla siseringi asi, kus mõned üksikud inimesed otsustavad, mis nägu Eesti jalgpall on, kuhu ta liikuma peaks ja nii edasi. Ja see ongi see, kus me tegelikult oleme tänane päeval olnud. Kas me seda jalgpalli tahame, sina, mina ei taha, enamust fänne ka ei taha, kui vaatad nagu erinevaid kallupeid asju, et on räägitud ka sellest, et Ragnar Klavan oma selle kampaaniaga on nagu siis saanud avalikkuse väga taha. Loomulikult kindlasti mingil määral on sihukest, ma ei tea, poema või siis ema, kelle laps käib trennis on mõjutanud. Aga olgem ausad, kõik, kes nagu jalgpallis sees on olnud, tegelikult see kampaania pole mitte midagi mõjutanud. Ma mõtlen just fänne. Mis päev ta oli? See oli 2. detsember või 6. Ma ei mäleta kuupäeva on ju. Juba sel päeval oli avalikkus võidetud. Nagu olgem ausad, millest me räägime? No, see päev oli ju võidetud kõik. Sokkernet pani iluti üles selle video siis fänni taastlõputurniirist, mis oli detsembri siis teises pooles, kus siis küsiti ka siis, et kelle poolt siis nagu fännid oleks. Olgem ausalt, ei olnud ju mingid kampaaniad pihta hakanudki, oli teada, et kuhu see nagu see fännide siis toetus läheb ja tulles veel Sokkerneti juurde, et ma saan aru, et näiteks meie tribüünikeskkonnas võiks see hääletus olla nagu nii ühepoolne, aga ikkagi 10 inimesest 9 inimest ka Sokkerneti keskkonnas tahaks nagu näha midagi muud, siis minu jaoks tegelikult on see kõnekas, et loomulikult seal ei ole võib-olla 10 000 hääletajaid ja nii edasi, aga midagi see minu meelest ikkagi näitab. Just, ja mida Klaavan oma kampaaniaga tegelikult, kuhu ta jõudis, kuigi mõni ütleb, et on see sõna kõlakoda oli nagu nii, ma mõtlesin, et ma ei kasuta seda, aga ma kasutan, et Ott Järvel ütles, et Klaavan kõnetab ainult neid inimesi, kes on nagu nii tema poolt, on ju, mingis mõttes, ma saan sellest mõttest aru, mingis mõttes on ju, aga teisest küljest tegelikult, mida Klaavan oma kampaaniaga tegi, ta kõnetas läbi jalgpalli ka jalgpallist väljaspool olevaid inimesi, olgu see mingite tuntud inimestega, mingite kampaaniatega, isegi mingite artiklitega, on ju, rääkimata mingitest podcastidest ja üldse esinemistest, mingite influencerite juures või nii. See ongi, ma räägingi, see normaalses ühiskonnas, kus ma tahaks elada, jalgpall peabki olema sinu jaoks põnev, minu jaoks põnev, ma ei tea, Ragnar Klaavani jaoks põnev, peab olema influencerite jaoks põnev, peab olema pereemade jaoks põnev, laste jaoks põnev. Ja kusjuures see viimane, mis sa välja tõid, see tegelikult on ikkagi valimiste kontekstis oluline, et kui me näeme juba, et mõned klubid sellised on ja me loodame, et neid on aina enam, kes teevad oma valiku siis kogukonna liikmete baasile, et Nõmme Kalju tegi iluti valiku oma, ma ei tea, mis seal mingi 400-500 vahel. Ilusad graafikud joonistati. 97,5% ja sellest sponsorsid poole mingid lapsevanemad, ja ka Nõmme Kaljus on erikeelseid lapsevanemaid ja igast asju, et mingi nagu maine on kujundatud ja ma ütlen, et see on väga oluline jätkuvalt, et mis see jalgpalli roll ikkagi on. Jalgpalli roll ei ole ainult mängida 90 minutit jalgpalli kuskil, vaid jalgpalli roll on, Aivar kasutab seda tegelikult väljendit, et muuta maailma paremaks. Aga ma ütlen, kasutab, et Eesti jalgpalli või Eesti kultuuri paremaks või kuidas iganes see täpne väljend on, ma ei taha siia kinni jääda. Aga tegelikult jalgpalli roll ongi kõnetada erinevaid huvigruppe ja muuta seda asja nagu ägedamaks. Just. Vaata, kui palju meil oleme juba rääkinud, kui palju meil meeldib. Okei. Järgmine asi on, aga kusjuures seoses sellega, et vaata, sa kunagi tõid välja, et Piraja, ma ju kirjutasin Pirajale, et mis värk on ja siis öeldi, et tuleb ikkagi hääletus on ju, et selle hääletuse põhjal praegu seisuga juhib igatahes Klaavan seal hääletuses. Mul oli ka võimalus hääletada, mul lubati hääletada, millest aitäh tegelikult nad ei ole. Aga teisest küljest ma ikkagi läbi LHV kaardi läheb minu raha Pirajale, minu ja naise raha tegelikult. Lihtsalt õigus on küsida, mitte et ma mingi hullult nagu
miljoneid sinna paneks, on ju, aga ikkagi nagu noh, ma olen mingi osa sellest klubist, ma olen mingi ma ei tea, 3 aastat seal mänginud, mingi osa andnud ja mul on tegelikult head suhted inimesed, ma ei kavatse kellegi tülli minna, sellepärast keegi, kui ongi hääletus, inimesed ütlevad, et kuule, Pohlak on hea, me arvame, et meie klubil on Pohlak hea, noh, ma ei hakka nagu tülli minema inimestega, ma võib-olla mõtlen, kas ma tahan, noh, kui väärtused üldse ei klapi, kas ma tahan edasi toetada, aga noh, kui niimoodi minu jaoks avalikult ja läbipaistvalt otsust tehakse, noh, mis ma selles mõttes teie klubi teie otsustate, on ju. Aga minu mõttes selles mõttes on tegelikult nagu huvitav paradoks ka praeguse jalgpalli nagu liidu juhtimise poole pealt, et me justkui sõnades tegelikult oleme ka viimased 10 aastat rääkinud, vähemalt 10 aastat rääkinud siis kogukondade ehitamisest. Olgu see siis tõesti kogukonna juhtide projektid või kõik sellega seonduv, aga siis sel hetkel, kui me siis siirdume valimistesse, siis meil tegelikult kogukondi nagu Eesti jalgpallis, ma ei tea, siis ei ole või ei eksisteeri või see meid ei huvita. Et noh, aga miks nagu Aivar, ma arvan, noh, üks asi on see, et ta ei ole võib-olla mingit kampaaniatesse teinud. Teine asi on tegelikult see, et ta ei ole ka ajakirjandusega suhenud. Ajakirjandus, mitte see ajakirjanikega, vaid ka inimestega ikkagi. Ega lõpuks ju, kui sa räägid meediaga, sa ei suhtle ajakirjanikuga, vaid sa suhtled oma, ma ei tea, poolehoidjatega, heiteritega, kellegi iganes. Et noh, mulle... Aivar on kõrge moraaliga mees ja ta ei hakka mustama oma vastaskandidaati enne valimisi. See on väga õige valimiskampaania, väga eetiline, kui see niimoodi on. Aga mulle lihtsalt endale tundub, ja see on puhas mu tunnetus, et tema siis mõttemaailmas on see, et ajakirjandus on ikkagi väga kallutatud ja ei kajasta neid asju siis objektiivselt. No kurat, ta on Ott Järvele ometi on ju, kuidas nüüd öelda, erapooletu on ju, et mis tema, äkki tuleb veel intervjuu, ma ei tea. Kuigi ma ei tea, nüüd on tegelikult päris vähe päevi jäänud, et 7 päeva valimisteni, et noh. Ja, aga viimased paugud tulevad alati ikkagi viimasel nädalal. No, muidugi. Ma räägin, ma ütlesin juba siin enne, et popcornid hoidke soolas ja soolas. Ei, no jumala eest, andku kütku minna, peabki, noh, räägi välja, lõpuks mind nagu hämmastab see, et Aivar ei saa aru, et on nagu mulle tundub, et seal leeris on nagu selline arusaam, et kõik on hästi, et mitte midagi ei pea muutma, on ju? Muud moodi ma ei saa seletada, et ei ole mingit programmi, meil on kava, me töötame sellega, järelikult on kõik hästi. Ta ei tunneta survet, et mingi umbes 90% inimestest jalgpalliskeenest tõenäoliselt on rohkem, tegelikult muutust tahaksid paremuse poole midagi, on ju. Ja kui Aivar ei presenteeri midagi, järelikult, noh, kuidas ma saan üldse valida teda või... Sina oled jälle nii mõjutatavas kultuuriruumis, sinule tundub, et siin kõik tahavad muutust jätkuvalt. Ei ole olukord nii lihtne. Vot selle puhul ma tahakski, see on soovitus Aivarile tulevikuks kindlasti teda, kui teda valitaks, et lähikondluses ära hoia kõiki inimesi, noh, keegi peab su nagu selline kiitja ka olema, aga kui su ümber on 15, tahaks teist sõna kasutada, aga kiitjad su ümber, siis noh, see ei anna tervikpilti ja see ei vii sind kuhugi edasi, et selline soovitus, aga noh, Aivar on tark mees, teab palju parem. Aga mis nagu lõppkokkuvõttes minu jaoks on kõige positiivsem siis nende kuude jooksul on olnud see, et lõppkokkuvõttes võidab üks, võidab teine. Mingid asjad lähevad samamoodi edasi, nad muutuvad, aga minu jaoks on kõige positiivsem on see, et nagu Eesti jalgpallis on ikkagi kriitiline mass inimesi on ärganud. Et isegi kui me jätkame nagu praeguse juhtimise all, siis need klubid, vähemalt mitte, noh, ütleme teatav osa siis nendest klubidest, millel on märkimisväärne kaal ka tippjalgpalli kontekstis, ei ole nende asjadega enam nii lihtsalt rahul. Ja see, kui varasemalt on olnud väga lihtne öelda, et no mida te kritiseerite, on need fännid ja meedia, et meil on 90-0, meil jalgpallipere hingab täitsa ühte asja, siis hetkel, paljugi need valimised tulevad, need tulevad ikkagi sellised, et see on arvestatav osakaal on ka teisel kandidaadil. No isegi mina olen pessimistmikus on ja aga ma ikkagi arvan, et alla 30 ikkagi ei, noh, kindlasti on 30+ saab hääli Ragnar Klavan, et see on juba, ütleme 30% on tegelikult ikka väga märgatav, ütleme kogus, arvestades, mis, selleni me veel jõuame, et kes seal üldse hääletab, on ju. Aga et sellega ma olen sinuga nõus, pluss mul on hea meel, et mõned fännid on nagu väljendunud, Norra mängu all ma ei olnud fännitripkal, aga just seal Iisraeli mängus mul oli, kuulge, tegelikult siin tuleb üles tunnistus, see oli reaalselt, see oli mu elu kõige suurem uhkuse tunne, et ma selle inimesega vean ühte projekti, sest et kurat see
ühest küljest see oli nagu naljakas, kuidas sa neid alustasid. Ära hakka mingi propaganda juttu siin rääkima. Ei, see oli naljakas, kuidas alustasid, aga no need chantid olid see, noh, tegelikult ei ole lihtne tegelikult mingi hetk alustada. Kõik nagu vaata räägivad, fännid võiksid midagi teha, tegime, on ju. Keegi sinu ilmselt hing on selles mõttes puhas, et keegi ei saa Maarjale vähemalt öelda, et miks sa siis ei tee vaata midagi. Maarja tegi, ma arvan, antud juhul kõik, mis temast nii nagu kõik seaduse ja eetilisuse piirides, ütleme nii. Jah, ja ei pidanud isegi kedagi õlega loopima või topsida. Aga ma tahaks sulla, ütleme aus point on ju. Sa oled palju küsinud nagu nende erinevate kuude jooksul nagu minu käest ka seda, et mis ma arvan, et mitu protsenti siis kellegi nagu võidu tõenäosus on. Tegelikult mingi 3 korda. No mitu korda ikkagi oled küsinud. Ja ma olen sulle keskmiselt öelnud sellist midagi 20-25% ja ma olen iga kord nagu mingi suvalise numbri tegelikult öelnud, et selline seda valimiste puhul on nagu see olukord on ikkagi nii umbmäärane, et kui me jalgpallis ütleme, et jalgpalli väljakul siis, et mingil võistkonnal on 20% võidu tõenäosus, seda keskmiselt võidab 1 mängu 5. Ja siis ma ei tea, mõnikord võidab 2 mängu järjest, teinekord on 10, ma ei tea, kaotusstreik sellega. Aga sellistel valimistel, sul võib olla seal, sina ütlesid, et sa näed, et 30+ tuleb ikka, mina julgen pakkuda, et 40+ me näeme küll ära. Aga mul on keeruline näha, et see tuleks ikkagi see 50+, et seal on mingid asjaolud, mis võivad muutuda, ma tahan loota, et neid klubis on veel, kes võivad selle murdepunkti luua, et ma tahaks nimetada neid selliseks, tegelikult ma äkki klubis nagu otse nimetama, aga sellised, ma tahtsin kasutada nagu mingi 2 persega klubid väljendid, kes on valmis nagu mõlemal pool olema, aga keda on võimalik nagu kangutada, et kui selliseid klubisid tuleb ikkagi piisav arv, siis ma mingit varianti näen, aga mis ongi nagu selle juures, et kui ma hindan nagu 40+ klubi, ja ma sealt tegelikult seda 50 ei näe, siis tegelikult tõenäosus on ikkagi 0 võita neid valimisi. Ehk siis päevani tiim ma loodan, et ise näeb, et see 50+ on veel võimalik ja ma tahaks ka loota, et see ikkagi on võimalik, aga seda mingi nurga alt on nagu keeruline näha. Tead, seoses sellega, kui tuleb, ütleme, minu ennustus on, et ei tule, et tuleb see pigem, nimetame kindel võit Aivaril. Seda ei tule nagu nii. Aga kui tuleb nagu selline, siuke peaaegu et 50-50 võita olla, ma ei tea, suvalised numbrid, aga 55-45 näiteks või midagi sellist on ju. Siis mul on küll mul on siis väga suured küsimused üldse kogu selle legitiimsuse ja siukeste asjade kohta, sest olgem ausad, seal sees on Kotka staadion, FC Viljandi, ma ei tea, Floral mitu keha seal. 3 keha vist oli vähemalt on ju. Ja siis meil hakkavad siuksed asjad tulema, mis on nagu täielik, minu jaoks on see kogu selle Aivari valimise aja häbiplekk on see, mis seal toimub selles asjas. Need klubid, kes ei peaks seal üldse olema, see kui vähesed klubid mingites liigasüsteemides, kes mängivad, on tegelikult üldse seal olemas. Okei, selle ma võib-olla mingis mõttes veel neelan alla, et ühel klubil võib olla 2, kuigi minu arust see on ka vale, et 2, akadeemia ja see, mingis mõttes ma saan sellest aru, aga mingid fantoomkehad ei tohiks seal üldse olla ja nii palju kui Aivaril mingid, ma ei tea, kuidas seda nimetakse, kui sa oled nagu mitte heatahtlik, aga mitte peremehelik, aga kui ta on nagu piisavalt aumees on see. Nii, kui sa oled piisavalt aumees, siis mina nagu ei kasutaks neid hääli üldse. Sorry, aga ta kindlasti kasutab. Et samas, mis sa tõestada, see on nagu kinnine hääletus, keegi saa ju... Aga räägin, minu jaoks oli... Aga samas seda on ju näha, seal peab, ma arvan, et visuaalselt sa pead ju nägema, kes esindab mis klubi ja minu meelest on seal ju kirjas selles, mis on see põhikiri on ju, et seal üks inimene ei saa, nagu et Pelle ei saa minna ja tal on 500, kes seal peabki, siis peab Anne Rei olema, Tõnu Sirel ja nii edasi on ju. No seal võib Balti jaamas mingi mees ka tulla hommikul. No võib muidugi, mina võin ka tulla sinna, et... Aga ei, lõppkokkuvõttes enam-vähem on see pilti mõned kokku panna, et ma enda jaoks tegelikult selle pildi panin suures plaanis kokku, mul on seal, ütleme, 10, 15, 20 häält on selline, kus ma ei julge 100% panna. Enamuste jaoks mul mingid väga tugevad eelistused on olemas. Aga mis puudutab siis selliseid, ma ei tea, riiuliklubi siis ja nende häälte osakaalu, siis olgem ausad, et seda sama FC Viljandi värki ju ei ole mõtet ümber mängida, kui sellised hääled ei hakka väga suurt rolli mängima, ja need hääled hakkavad mängima praegust valimiste rolli. Ja see ongi tegelikult kõige kurvem, kui see oleks, ma arvan, see oleks päris skandaalne, kui see vahe, ma ei kujuta ette isegi, mõtle, kui on mingi paar häält näiteks vahe.
ma kujuta ette, no see on ju skandaalne, ma tahaks näha, kus on need hääled ja ma ei tea, mul vist juriidiliselt ei ole nagu võimalus seda teha, aga nagu de facto see ei ole ju nagu kunn, vaata. De jure on, aga de facto ju ei ole. Ma ütlesingi, et ega see torm sellisel puhul jätkub pärast valimisi ja propaganda ka. Aga no, ütleme, ühelt poolt võib loomulikult ju üritada praegust jalgpalliliitu ja siis selle juhti, et selline nii-öelda kord on üldse nagu loodud. Aga teiselt poolt ma tahaks ikkagi nagu nendele klubidele ka, kes siin nagu praegu on siis teises leeris ja varasemalt on ka siis ikka pikaaegsed liikmed, et kuidas me tegelikult oleme ikka sellise asja nagu läbi lasnud, et noh, kuidas sa ei ole liige, vaata? Ma isegi ei mõtle seda, et okei, need ka, see on ka tõsi muidugi. Mingid klubid on nagu, kuidas ma lasen sul lõpetada, aga kuidas te nii paljud klubid sa panustad, kuidas sa ei taha olla liige, sellest ma ei saa aru, kuidas sa ei taha osaleda nendes asjades, okei, sa võib-olla ei näe, et midagi muutub, võib-olla sa mingi, mis iganes arvad, et ongi mõttetu, aga nagu kuule, ole liige vähemalt. On ju teisi küsimusi ka, kus sa saad kaasa rääkida. Ma sellest ei saa nagu aru, kui mul nagu valimistel ei oleks häält, siis ma ei tea, kuidas ma saaks nagu, mis asja, ma otsiks võimaluse, kuidas saada hääl. Noh, kõik kodanikud ja kõige valimistel on ja elavad ette. Aga ka õige point midagi, aga ma pidasin rohkem nagu silmas selliseid, praegu Paide linna meeskondasi, kes on Eesti nagu juhtiv klubi, kes on nüüd valinud nagu väga selge teise poole. Et kuidas sellised klubid on siis, vähemalt mulle teada olevat, nad ei ole nagu varem seda teemat püstitanud üldkogudel, et need samad FC Viljandid, Kotka staadionid sealt liikmetest nagu välja visata. Et kui ma arvan, et tegelikult ju kõik need klubid, no mitte kõik need klubid, aga ütlen, et Paide linna meeskonnad ja ka Nõmme Kaljud, ma arvan, nad pidasid reaalseks, et ühel hetkel on vaja Eesti jalgpalli mingit muutust, siis tegelikult oli see arutuse käik oli väga lihtne ju varasemalt, ka 4 aastat tagasi oli võimalik ära teha, et kui need Riigikogu klubid seal on seda muutust ikka pagana keeruline teha. Et see ei ole nüüd mingi üleeilne teadmine, et ma mäletan, et Sokkerneti foorumiski juba, ma ei tea, aastat 10 tagasi juba äkki või käisid juba need jutud läbi, et palju meil need fiktiivsed kehasi seal on, et ja kus sai arutatud, et palju need garanteeritud hääli juba Pohlakul on, et see on minu jaoks nagu pettumus klubidele. Ja see on ka teema, et tegelikult seda ei pea 4 aasta tagant tegema, üldkogu näeb iga aasta, et kus tavad nagu varem olite ja No võib-olla ma eksin muidugi, et ongi niimoodi olnud, et need mingid klubid on toonud selle lauale ja hääletatud maha siis see idee, et need teised samad Riigikogu klubid on siis andnud poolthääle, et need jätkaku või juhatus on kuidagi seal midagi fiksid jälle, et ma ei tausalt tehakse selleks hetkel, aga igatahes jah, mulle ei see ka nagu mõttesse. Mulle meeldib poliitilised võrdlused, aga tegelikult ma mõtlen selle situatsioonile, vaatasin nagu kõrvalt, kuidas on üks kandidaat, kuidas teine kandidaat töötab, on ju. Ja no ikka jälle ma tulen tagasi Keskerakonna juurde Tallinnas. Ma ei ole muidugi poliitiliselt tugev ja kindlasti mingid poliitikaeksperdid ei ole purustanud midagi. See Keskerakond ju oli võimul. Siiamaani on selles mõttes ikkagi enamik hääletab Tallinnas Keskerakonna poolt. Et ta on niimoodi võidutsenud, et põhimõtteliselt nagu venelased ja pensionärid. Ja mulle tuleb ikka see paralleel siia samasse meelde. Muidugi ja mingid ja lisaks veel kõrged nagu fanatid, nagu Keskerakonna fanatid, vaata. Et siuke kolmekihiline see piedestal, mille peal nagu Keskerakonna võim seisab Tallinnas. Just nagu Eesti jalgpallid samamoodi, et Vene klubid on suht tugevalt ikkagi Aivari taga sellised pensionärid jah, just ja sellised, kes on nagu tõesti Aivari fanatid, vaata, need, kes on lähikondlased, et ja ka juhtimistiililt tegelikult saab nagu omajagu nagu paralleele tuua pikaaegse linnapeaga meil Tallinnas, et kelle nii-öelda siis käitumismuster ka viimastel aastatel oli selline, et ajakirjandusega pole mõtet üldse nagu suhelda, et kuna see on ainult ju pahatahtlik ja ründav. Just, et ja siis enda lähedale lasigi lõpuks neid inimesi, kes ikkagi kiitsid ja arvasid, et ta on kõige parem. Täpselt see sama. Et ma ei tea, ühesõnaga, mis sa ütlesid, et sinu jaoks on tõenäoliselt ikkagi 0? Ei, ma ei ole 0, ma lihtsalt ütlen seda, et kui ma ei suuda või ütleme ausalt, et kui ei ole võimalik saada 40 plussist üle minna, siis ma ütlen ausalt, et näiteks Ragnar Klavonil ei ole võimalik saada 70 pluss häält. See on ju võimalik. Kui Ragnar Klavan võidab, siis ta võidab ainult napilt. See on kindel. Siis on full mobiliseerimine, kuigi see oleks ülinaljakas, kui Ragnar Klavan järsku tuleks mingi 70-30 Klavanina mõtle. See oleks tegelikult just selles mõttes ju häbistav, et seal... Üks punt nagu ühes otsas on, aga seda ei juhtu, et ma lihtsalt minu see mõte ongi see, et jube raske on protsentidesse seda panna, sest kuskil on see piir ees. Et mina ei tea, kas see piir on ees 44 pealt, 48 pealt
või siis mingi, ma ei tea, 53 pealt või mis seal palju seal vaja oli, et 106 vist oli või? Või 103 oli, ma ei mäleta. 103 jah, vist. Et kuskil on see piir igatahes sees seal. Aga ma olen optimistlik, ma usun, et see on tasapeline. Me järgmine episood kindlasti võtan uuesti su käest, küsin seda sama, aga ma tahaksin väljendada sellist, mina olen jälle pessimismus on ju, ja mina arvan, et paljud ütlevad, et vot nüüd on see on nagu alles alguses, isegi kui Aivar võidab, et nüüd järgmisteks valimisteks vaata, tuhin säilib ja nii. Mina nagu nii optimistlik ei ole. 2 põhjusel. Esiteks, tõesti, ma ei ole kindel, et esiteks Klaavadil on seda ressurssi alles, et uuesti samamoodi panna, ta ei pea kõik need 4 aastat samamoodi panema loomulikult, aga nagu ajaline jõud ja energia, et lihtsam on lihtsalt keskenduda oma klubile või lihtsalt oma tegemistele. Seda esiteks. Teiseks on rahaline küsimus ka samamoodi, et seal ei ole, mõned ütlevad, et see on nagu mingi negatiivne, aga minu jaoks on jumala hea, et Ragnar nii tõsiselt võttis oma tiimi, kaardistasid kõik mingid probleemsed kohad ja nii edasi ja võtsid abi selleks, kuidas seda nagu inimesteni viia. Aga nagu see maksab. Ei ole see põhjatu ei kellegi rahakott, isegi minu on ju. No kuigi ma segan korra vahele sinna, et kuigi ütleme, et kui peaks 4 aasta pärast tulema uuesti nagu sama tiimi kandideerima, siis see kandidatuuri nii-öelda eelarve, ma arvan, et ei peaks olema miski 10% sellest, mis ta hetkel on. Kahjuks, sa muud naiivset poliitika eksperti. Ühe mehe kampaania eelarve on umbes 0 eurot. No aga tal ei olegi vaja. Ja see ongi see, miks mina väidan, et 4 aasta pärast, kui see peaks niimoodi minema, ei ole seda suurt kampaaniat vaja sinna. Aga nüüd teine põhjus on see, millega ma purustan, ega Aivar ka loll ei ole. Ta ju, ma arvan, et selles mõttes oli veidi see paleepööre oli ta jaoks nagu paleepöörde katse, oli ta jaoks üllatus. Ja nüüd on Aivaril, olles pulsi juures 4 aastat rahulikult aega järgmist nagu maandada. Ja Aivar on selles väga hea, väga osav ja sealt on pigem raskem. Nii et minu kuhu ma üldse sihin, need klubid, kes praegu mõtlevad ja meid kõik kindlasti kuulavad. Et tegelikult ega selles mõttes, kui me praegu hääletame Aivari poolt, ega järgmine juht on minu hinnangul ikkagi Aivar või siis Aivari lähikondlane, keda ta taustal hakkab toetama. Jah, selle võimaluse tõid ka välja. Ma tahtsingi just enne öelda seda, et ma arvan, et see Aivar Poolaku nii-öelda siis viimaseks viimasteks valimisteks oleneb sellest, kas ta hetkel võidab või kaotab. Aga tal on väga oluline, et tema inimene oleks juht, sest et ma tegelikult ei tea täpselt kõiki põhjusi, aga kui keegi niimoodi võimust kinni hoiab, siis see on päris halb märk austaldes. No ju, seal on ikkagi mingid põhjused. Ei, mingid põhjused on. No inimesel meeldib olla võimul ja juhtida Eesti jalgpalli, meeldib olla nagu, et ilma temata ei saa lihtsalt juhtida. Naljakas, kui ta kunagi tuli alles Eesti jalgpalli, siis ta just rääkis, et ta tegelikult ei tahagi juht kunagi olla. Aga me kõik areneme ajas. Me kõik muutume ajas. Või me muutu isegi nii väga, aga me saame nagu maailma asjadest teistmoodi aru. Jaa, tulebki, võib-olla ta on kuulanud targemaid inimesi, kes teda on... Ei saa välistada näiteks, et aasta aja pärast, jälle mängime siin hüpoteetilist mängu, Aivar Poolak on osutunud järjekordseks valituks ja ma siin aasta aja pärast räägime, et Eesti jalgpall on totaalselt muutunud. Täiega avatus, kõik on teada, kõik paberid tule uurivad. Kõlab ebatõenäoliselt. Mina ja sina oleme komisjonides, arendame fändlust kogukonda ja elu on ilus. Et kõlab ebatõenäoliselt, aga ei saa lõpuni välistada. Ei saa absoluutselt. Ma olen kuulnud, kus juures saab, sorry, et segan vahel, ma olen kuulnud, et mingitel inimestel on ikkagi selline haimne usk siis, et nad on selle poolt, et jalgpall peaks muutuma. Aga et võib-olla see on ikkagi Aivar Poolakaga mis ka nagu. Aga mis sa, oota, ma tean, see on tegelikult nagu, ma olen juba natuke humoristlik vaadata, kuidas nagu need inimesed on teatud kontingent inimesi. Kahju ükski neist oleks, ma tahtnud seda küsida. Aga võib-olla tekib võimalus, et on kontingent inimesi, kes tahan nagu öelda, et nad on Aivari poolt, aga nad sisimas on ikkagi nagu Aivari poolt ja siis nad otsivad mingi põhjuse, miks hoopis mitte minna, et näha põhjust, et Klaavan on halb, vaata. Et Klaavan on halvem, kui veel halvem kui Aivar Poolak. See on nagu hästi koomiline arust, et võib-olla võtaksid ennast natuke kokku. Aga võib-olla see on nagu selles mõttes õigustatud küsimus, et võib-olla me praegusel hetkel valime jalgpallile presidenti halva ja veel halvema vahel. Võib-olla. Poliitikas on tihti nii tegelikult. Mina selles mõttes väga tihti siin tuleb
päris palju tsiteerida, et minu poolest võib seal SpongeBob SquarePants ka vastas olla praegu, et seal on lihtsalt, vaata, mis juhtub, kui Aivar valitakse, mis juhtub, kui Klaavan valitakse ja ta on, ma ei tea, läheb totaalselt rappesse, see juhtimine ei ole selle, mis on vahetada teda. Reaalselt seal ei ole enam seda masinavärki kutid. No siis me oleme kaotanud ainult sellest 35 aastast 4 aastat. Et, jaa, no see on suur kaotus. Ma arvan, me selle elame üle. Vot, et ma arvan, et mis me ennustus on, siis Aivar jätkab. No, kui ma peaks nagu 50-50 otsidega kuskil oma suure varanduse panema, siis me praegusel hetkel veel peaksin panema nagu majanduslikus kaalutlustel peaks Aivari peale panema. Aga nagu ma ütlesin enne, ma näen seal ikkagi reaalselt võimalust. Okei, 50-50, aga need kohvid, mis Epicbetis on 10, kas sa siis sa valiksid millise? No oma maksbeti ma ikkagi kasutasin ära. Loogiline, ma tean. Vot, et jah, mis sul siis lõpusõnum äkki oleks või? Ma ei tea, mina juba ütlesin vist oma lõpusõnum. No, minu lõpusõnum ongi võib-olla see, et mida me nagu sellest Eesti jalgpallist nagu tahame ka klubidena, et kas te tahate seda jalgpalli ajada väga kitsas ringis, teil oleks tore olla, ma ei tea, jalgpalliklubi juhid, vedada jalgpalli, anda noortele trenne, hoolitseda, ma ei tea, noorem põlvkonnast, mis on ka kõik väga oluline. Või me üritame seda jalgpalli teha niimoodi, et see kõik asi ei peaks ära kaduma, aga et ka Eesti jalgpallil võiks olla nagu positiivsem kuvand ja avalikkuse toetus. Ja see oleks see, mis vähemalt selle esimese aasta jooksul olema täiesti veendunud, et Eesti jalgpallis muutuks, mis annaks ainult eeldused tuua juurde uusi inimesi staitadele, uut raha. Kui seda tehakse halvasti ära kasutada, siis see kaob sama kiirelt. Sa oled vähemalt loonud eeldused, sest ma ütlen ausalt, avalikkus nõuab muutust. Vot, ja rohkem äkki jätamegi kõik teemad edasi. Ma saaks veel sellest rääkida, aga räägime teistest asjadest nüüd. Võib-olla kui midagi tuleb, siis sega vahel. Natuke küll haakub sellega, mitte natuke mainisin sellest džantidest, aga räägime lihtsalt koondisest. Nüüd Eesti koondis. Taktikalist tehnilisi asju ma ei viitsi siin analüüsida ega midagi. No kuule, ma pean siis ära minema või? Et ma tahaks lihtsalt, meil Tribüüni Telegrami kanalis on iga mängu järel hindamine. Me paneme tuleb nagu automaatselt välja 10 palli süsteemis. Ma ei ole mitte kunagi pannud 8 ise. Esmaspäeval ma panin 8 Norra mängu eest Eesti koondisele. Eesti koondis kaotas ja vastane lõi rohkem võimalusi, jah. Vastane oli parem, jah, vastane vääris rohkem võitu, absoluutselt. Aga jättes kõik kõrvale, ma kogesin see mäng täpselt sellist jalgpalliõhtut, nagu ma tahaks kogeda Eesti koondise mängul. Ma nägin, et poisid tulid esimesest mängust välja tugeva vastasega, ei mingit kartust, ei mingit teadmatust, kuidas mängida, täielik enesevalitsus, no niivõrd kuivõrd jällegi on ju. Usk endasse, usk tulemusse ja usk sellesse plaani, mis treenerist tahab teinud ja on näha, et on tehtud korralikku tööd. Ja sellele lisaks veel mis on minu jaoks ülioluline, ülihea sünergia fännide ja mängijate vahel. Nagu ülihea esimesest minutist sa said aru, et mängijad nagu sa said aru, et see energia fännidelt, tribüünidelt annab neile midagi ja nad näitasid selle välja ja fännid ei olnud kitsad, fännisektor eriti toetamisest. Isegi, jah, okei, seal külje peal ongi inimesed palju tuimavad kahtlemata, aga isegi sealt tuli. Tuldi ikka isegi sealt väga kaasa. Ja ma oleks pannud 9, kui oleks jäänud viiki, ma oleks pannud 10, kui Eesti oleks võitnud. Ma nüüd ei mäletagi, kas ma ise panin 9 või 10 selle pärast miks sa küll ei mäleta? Ei, mitte selle pärast, et ma oleks liiga palju karastusjooke. Liiga palju külmunud. Kuigi või jumal. Ma tahaks ka tänada, kui inimene kuulab fännisektorist, kes mulle vihmakeepi laenas, et aitäh sulle, et see pähtis mu teise poole, et suutsin oma pikkade kogemusaastatega, ma suutsin totaalselt vale jope selga panna, mis oli nii läbi vettinud, et see oli täiesti hirmus kogemus oli selles mõttes, et ja ma tahaks muidugi kiita seda ikkagi meie fantastilist staadionit, et kuidas see katus ikkagi seda vette ikkagi seal kinni peab, et see on ikka totaalne meistriteos, mis on ikkagi ehitatud. Viploosis on hästi. No ütleme, vaata, pööbel ei peagi alati kõigest aru saama. Aga mis puutub sellesse emotsiooni, siis ma arvan, see on ikkagi nagu väga tugevalt seotud selle ootuste horisondiga, et nii sina kui mina ilmselt ja tegelikult ma tahaks näha neid Eesti jalgpallifänne, kes reaalselt enne mängu oskasid ette näha, et see mäng nagu mängupildiliselt selliseks kujuneb, no neid ei olnud. No neid reaalselt ei olnud. Isegi kõige suurem optimist, ma arvan, et ei osanud seda ette näha, et meil on reaalne võimalus.
see ei ole nagu mingi juhuste kokkulangema, vaid tegelikult asjad võivadki niimoodi minna, et sellisest mängust on võimalik punkti saada. Et see tundus nagu täiesti müstika, hullumaja oleks pandud, ma ei tea, päev enne mängu, kui oleks seda väitnud. Loomulikult seal on mingid tegurid, et ma saan väga hästi aru, et Norra staarmängijate jaoks oli see viimane mäng enne puhkust, nende jaoks oli ülitähtis ja mäng emotsionaalselt reedel Itaalia vastu. Tõsi, kõigi jaoks ei ole, ka see sama Haaland, keda Haaland hääldada, temal läheb tagasi Man City'ga sinna klubide MM-ile näiteks ja Sörlot läheb Atleticoga selles mõttes. Jaa, aga ma räägin, see pingelangus ikkagi on pärast sellist Itaalia mängu. No täpselt jah, Itaalia vastu anti, ma ei tea, 125%, et nüüd mingisugune Eesti, kes Iisraeli käest lasi 3, et tahtmata see on nagu, saad aru, alati on see küsimus, et kuidas sa professionaalselt pead võtma, aga kõik on inimesed, kõik saavad aru, et sa ei lähe sinna nagu kohe esimesest minutist ja kui sa nagu kui vastane tabab selle momentum ära, sul võib päris keeruline olla ja meie omad tabasid selle ära ja põhimõtteliselt tegelikult ma ütleks kõik välja arvatud tulemus, nad nagu kasutasidki selle ära. Ei, said kõik kätte, aga mida oligi nagu laiemalt oli äge näha, et ega nad seal ise ka aru, et see asi tuli palju keerulisemalt, kui sa oleks nende mõtetest tulnud, milline pingelangus tegelikult nende emotsioonide ajal see nende jaoks oli, et tegelikult Norra jalgpallurid elavad nagu veidi sellisest nagu, ma ei tea, ma küll seal Norra kultuuris ise ei ole, et ma seda võib koha peast olukorda ei tunneta, aga ma väliselt, millise pinge all nad tegelikult elavad, kuidas see koondis on 24 aastat pole jõudnud ühelegi suurturniirile, neil on selline staaride plejaad peal, et nad lõpuks peavad performima ja selle pinge all tegelikult ei ole seal üldse lihtne olla, et nüüd kui nad saidki selle Itaaliaga suure võidu kätte, mis lõi neile ülihead eeldused jõuda MM-ile, siis loomulikult see Eesti mänguks sa ei suuda niimoodi kokku võtta ennast, aga see muidugi ei vähenda Eesti. See pole meie probleem, see pole üldse meie probleem. Meie asi ongi see kuidagi ära tabada, ette näha, mis iganes. Et ma jäin selle aknaga, tegelikult ma jäin ka selle Iisraeliga mänguga rahule, sõltumata sellest, et me tegime seal uskumatud kaitseeksimused, et minu meelest oli nagu väga aken ja seda on nagu halb öelda olukorras, kus sa saad kodus 2 mängust nagu 0 punkti, aga ma ikkagi praeguse selle MM-i valiksüki, ma nagu paneks selle Eesti koondisele ikkagi, me varasemalt oleme rääkinud sellest, et see 28 valikgrupis on vaja teha tulemust. Ma tegelikult jagaks selle isegi praegu 3. Praeguse aknas on vaja õppida mängima niimoodi, et sul selle Iisraeli-suguste satside vastu on ka reaalsed võimalused punkte saada ja nendes mõlemas mängus, eriti Iisraeli vastu. Lisaks Moldova-sugused juba võitma. Täpselt, see on selle kuradi valikgrupi eesmärk. Ja Rahvuste Liiga eesmärk on lisaks mängimisele õppida ka võitma. Seda tuleb ka õppida. Seda me hetkel ei oska veel. Me ei oska neid Iisraeli-suguseid mänge. Me ei oska nagu häid sähvatusi konverteerida punktideks. Täpselt. Et Rahvuste Liigas on vaja õppida ka seda ja siis 28 on vaja siis see kokku panna. Mäletad eelmine kord Moldovaga, ma ütlesin sulle, mina näen ikkagi arengut, sa natuke naersid selle peale. Kas sa nüüd tundsid, et on esimene mäng oli täpselt aasta tagasi Jürgen Henni all Fääri saared ja siis tuli see Leedu, on ju. Kas sa nüüd tundsid? Ja, loomulikult. Ma küll seda Moldova mängu sinna nagu selles mõttes ikkagi ei tahaks nagu ühte potti panna, et aga kui ma räägin tegelikult kõige parem võrdlusmoment on, ma arvan see eelmise aasta sügisel mängisime Rootsiga kodus ja kaotasime 0-3. Oleks võinud kaotada ka 0-5. Et tegelikult seal ei olnud vahet, kas see oli Häberli Eesti koondis või see oli Jürgen Henni Eesti koondis, sest oli ainult küsimus, et palju meile lüüakse. Praegu ei ole küsimus see, palju meile lüüakse. Praegu on küsimus see, et palju me oleme ise võimelised oma võimaluse ära kasutama ja kui me seal mingid totaalseid eksimusi ei tee, siis tegelikult meil on võimalik nagu mänge hoida kas siis minimaalse skoori peal või siis üldse mitte lasta. Tegelikult ju mille pealt meile väravaid löödi. Väravaid löödi kas nagu väga jõhkrate kaitseeksimuste pealt või selle pealt, et meile joosti kontraid. Et see tasakaal meil nagu paigas ei olnud ja me ei suutnud seal õigel ajal keskväljakul neid vigu teha. Aga üldplaanis Varli Kopein ei teinud 2 mängu peale mitte ühtegi maailmaklassi tõrjet, kui ma nüüd midagi ära ei unusta. Sa vist tunnustasid ühe Iisraeli vastu, aga põhimõtteliselt jah, selles mõttes ma olen nõus. Veits nagu Valladolidi see vibe tüüp. Selles mõttes lõpus ikka 3 tagajärge. Ühe tegelikult prohmakad, ma ei tea, kas see penalti oli, põhimõtteliselt tegelikult oleks võinud paremini tegutseda. Selleks, see ei olnud nagu nii määrav. Ühesõnaga, ma tean hästi paljud inimesed, kes võib-olla nagu mängu ei vaadanud või ongi nagu sellised kõik alati süüdistavad mind või natuke sind ka, et me oleme nagu, või nagu meie podcast, et me oleme nagu jumala eest vaata alati kritiseerimise pärast. Ei, kui on halvasti, see on halvasti, kui on hästi, see on hästi. Aga ma tean, et on mingi sort inimesi, kes lihtsalt ongi nagu kritiseerimise pärast. Mul olid
paar sihukest, no mitte nagu väga teravat, aga sihukest nagu arutelu sel teemal inimestega, et ma ütlen küll, et nagu tead, sa pead nagu mingi fooni ikkagi ära tajuma, et siin on näha see, noh, et see ei ole, mulle ka ei meeldi see väljend ilus kaotus, mulle ei meeldi see väljend ka, võistkond peab õppima võitma, aga antud juhul see, noh, see on ilus kaotus, sorry, ma vist muutusin ka selleks. Jaa, aga see ongi, ma räägin, minu jaoks see ka, kaotus ei ole alati ilmtingimata halb ja see väärib plus, olgem ausad, jalgpall lõppude lõpuks, profisporti tehakse tulemusele kahtlemata, aga väga suur osa on ikkagi sellest, mida nagu, kuidas publik reageerib, need, kellel sa mängid, kuidas nemad tajuvad seda ja kui nemad lõpuks lähevad nagu suures osas nagu rahulolevana või nagu noh, ma ei tea, õnnelikult, mis iganes, siis tegelikult sa midagi vähemalt teed ju õigesti. Ja ma arvan, et see on hea kriteerium. Olen sinuga nõus, 2028 EM-i valiksükkel ongi lakmuspaber Jürgen Hennile, siin sa näitad, ta võib põruda täielikult seal ongi, et võistkond ei saa midagi aru. Aga praegu ma pigem usun, et me liigume õiges suunas ja ma tegelikult natuke on ootusärevust ja ei tasu seda ka ikkagi unustada, et isegi kui Jürgen Henn teeb kõik õigesti, võistkond on täielikult valmis 100%, siis meie sugune tiim, isegi kõik õnnestub, seal peavad veel faktorid kaasa mängima, et me saaks EM-ile, et me peame sellega ka arvestama. No ja jällegi, et minu jaoks ei ole küsimus sinna nii-öelda EM-ile jõudmisest. Ma objektiivselt saan väga hästi aru, et see vajab väga suurt eneseületust mingite tiimide kokku langemisse, aga natuke ja kõik asjad kokku. Minu jaoks on ainus küsimus see, et me oleks konkurentsis. Meil oleks reaalselt enne valimisi usk, et me võime jõuda EM-ile. Enne valikstsüklit, mitte valimisi. Tähendab, ma olen ikka valimisi enne valikstsüklit, enne loosimist tähendab, siis oleks meil reaalne usk, et see võib juhtuda. Pärast neid esimesi mänge on meil reaalne usk, et see võib juhtuda. Et kas see juhtub või ei juhtu, see pole enam kõik Eesti kätes, et ma tahan nagu seda näha, ma tahan seda positiivset fooni Eesti jalgpallis näha, et me nagu tõesti 2012 olid, ma unistan nagu sellest. Aga millest ma muidugi ei unista jälle, on ikka see, mis meid tegelikult ikkagi närvi ajas, et ma juba siin eelmine nädal ka siin siis rääkisin sellest, et kuidas ma siin mingit Haalandit ei viitsi üldse vaatama minna, et mind ei kajab see Eesti inimene ja ma tean, et tegelikult see on ka meist isegi suuremad jalgpalliriikid on samamoodi, et kui need staarid tulevad, siis tuleb seda ka kohaliku inimest ikka rohkem, aga no kurat, kuidas on niimoodi, et reedel ideaalsel ajal, okei, ei olnud ideaalne ilm ka reedel, aga ikkagi nagu normaalne ilm oli võrreldes esmaspäevaga võrreldes. Tuleb siis Iisraeliga mängu vaatama põhimõtteliselt poole vähem inimesi kui esmaspäeva õhtul kõige kehvema ilmaga, mida ma vist, ma ei tea, üle 10 aastaga suvel näinud olen. Okei, see oli viimane liialdus, mida natuke on, aga... No see oli kehv film, jah. See oli, ütleme nii, et kui ma poleks piletit ja ma peaks viimasel hetkel otsustama, siis ma ei ostaks piletit lihtsalt sellepärast, et see on kohutav. Aga tavainimesena. Aga ma oli mis oli. Oli tegelikult palju välismaalasi ka tavalise publiku juures, oli norakaid, et seal oli mingid Haalandi vend ja ta tekitab lihtsalt huvi ja nii on. Ja, no ma siis lõpetaks võib-olla selle nii-öelda koondise mänguda sellega, et ma teeks nagu üleskutse jalgpallifännidele, et kui meil äkki tuleb muutus jalgpallis, ärge trahve tooge koondisele, et äkki ei loobi neid topse nii palju, et siis kui eriti nagu liiga palju põhjust tuleb. Minu mõttes tegelikult jumal naljakas oli see, et pärast mängu lähen ka siis seda Eesti-Iisraeli mängu lähen siis inimestega lokaali nagu mängu arutama pärast ja siis päris nagu läbiv arvamus oli inimestega, kui suhtsin, et kohtuniku töö oli nagu jube kehv. Mulle enda nagu üldse ei tundunud, et loomulikult on alati mingid asjad, mis sulle nagu ei meeldi. Ja siis ma nagu keskmiselt ostsin, et mehed, te ei ole kordagi päevaga olnud Kalju fännid, ei tea, mida tähendab kehv ülevaata. Et minu meelest nagu ei olnud üldse need kohad, kus tegelikult oleks nagu põhjust olnud. Ei, mulle ka ei tundnud. Ei, ma ütlen, mõnikord ma ise tahaks ka nagu, kuigi mul nii palju mu kainet mõistus on, ma saan aru, et ma ei taha mingit suuri trahve Eesti jalgpalli tuua, vähemalt hetkel ei taha. Saad bänni seal, et hakkad ainult VIPis käima. Kus juures VIPis, ma ei tea, nagu keegi küll instrueerinud ja meil mingid tüübid olid ka nagu pudelitega, vaata, istusid sinna ja kõrval olid ka nendes, olid purgid ja pudelid. Siis ma hakkasin mõtlema, et kurat... See tuli VIPist üldse võib-olla? Ei, see tops ma nägin, kui sa lendas. Sa räägid Iisraeli mängust. Sorry, vabandust, ma olisin kaks asja kokku. Jah, aga seal mitte keegi visanud ega midagi, pole mõtet, aga tegelikult, siin see VIPi loos on see samas ju. Sukke skandaal oleks on, põhimõtteliselt, ärge nii tehke, see on loll mõte täiesti, päriselt see on loll mõte, aga lihtsalt, et tegelikult ju peaks, kui ma käisin seal, vaata, Inglismaal on ju see teema, et see ei tohi üldse nagu
seal on see reegel, et sa ei tohi topsiga isegi ka minna. Ja seal on VIPis samamoodi, et sa ei saa VIPis olla ja seal on need inimesed, nad ikka kontrollivad ja ma ei tea, seal on nagu üliranged reeglid, et ma arvan, et ma kahtlen, et UEFA tegelikult lubab, et VIPis oleks mingi purgiga või pudeliga see. No vaata, see oleneb jälle, et kuidas nagu need juhised on, et selle ajal vaata UEFA mängudel üldse totaalne alkoholikeeld, siis Balkanil ei ole mitte mingit probleemi, et inimesed panid klaaspudelist viina näiteks vaata, nii et need teevad süsteemid seda. Aga mis sa noortekondistest tahad ka midagi rääkida või? Sest meil oli, lihtsalt tuletame meelde, meil oli U21 oli üks alustas valiktsüklit kaotas Fääri saartel mängus, mis tundus kuni esimese väravani täiesti võidetav. No oligi, jälle ehtsime ise seal väravaid jälle seal, ütleme. Ja siis vajusime ära, ehmusime ja vajusime ära ja lõpuks suruti meid ära. Siis U19 Balti turniiri võitis alguses Leedut ja siis kaotas Lätile 2-0 ja kokkuvõttes jäi kolmandaks, ehk siis viimaseks, lihtsalt igaks üks täpsustame. Ja U18, vaata seal on mingi imelik formaat, et alguses oli U17, siis nad ei saanud sellest esimesest grupist üle, see U17 muundus U18-ks ja meie alagrupis oli Läti ja Montenegro ja võitsime mõlemaid ja see on see Andres Ooperi punt. No see on põhimõtteliselt nagu rahvuste liiga selline noorte süsteemi vahepeal. Ja sealt me siis liikusime kuhugi kõrgemasse tasemele. Me saame kõrgemasse divisjoni tagasi, jah. Mis su mõtted on meie noortelepallist? Seda ma vaatasin, seda Montenegro mängu ma vaatasin, väga head muljed. Mis mulle tegelikult silma ei huvitavad, ma saan siin jälle oma seda, ma ei tea, teooriat siin kõvasti laiendada. See on seal nagu Läti mänguga. Vaatasin siis nagu Läti koosseisu, keda me võitsime seal üle poole satsist erinevates akadeemiates ja väga tugevad akadeemiad, Real Batisid, mis iganes, Itaaliat paljud akadeemiad. No, suured nimed, võib-olla mõni suure klubi akadeemia ole võib-olla tugev, vaata. Et sa ei saa alati üks ühele panna. Täpselt, seda ma tahangi jõuda sinna, et meie siin Premium Liiga andekamad, ja ma arvan, see 2008 grupp, kes meil seal on, tegelikult meil päris hea grupp, Palbergid ja asjad, kes seal rünnaku asja veavad, et Palberg tegi endale koondislepingu, või mitte koondislepingu, vaid selle välislepingu tegi selle turniiriga. Mõtlesin, sa parandad mitte koondise, vaid Flora lepingu. Ma tahtsin kusjuures ühe inimesega mingi just paar nädalat tagasi kihla vedada, et kas Palberg ja Lindberg Pärnu Vaprusest jõuavad 5 aasta jooksul Eesti koondisse või mitte ja minu pakkumine, et jõuavad kindlalt. Selge. Kui keegi tahab ei öelda, siis võib mulle mingid õlletiigid pakkuda, et ma olen valmis vastu võtma. Keegi viitsi 5 aasta pärast mingi õllede peale vedada. Ei, see põhimõtte küsimus vaat. Siis peaks millegi muu peale. Keegi ei viitsi neid õllesid oodata. Ei, ma olen raha peale valmis ka, ma ei tea. Okei, see selleks. Sa hakkasid midagi rääkima. Jaa, et see on hea punt ja mis see... Jaa, et meil Premium Liiga kutid päris normaalselt panid seal, et Läti akadeemia poisid mängiti ikka üle seal. Samas kuradi meil on U21 koondis, mis on ka nagu veelgi andekamad Premium Liiga kutid, okei, mõni oli välismaal ka, aga põhimõtteliselt tuumik oli jällegi Premium Liiga ja põhimehed Premium Liigas on ju. Vaata, see on natuke teistmoodi selle nurga alt. U21, ma arvan, on meie ei saa, mitte et Fääri saarte kuidagi teistmoodi oleks, ma ei ütle, et see õige oleks või kuidagi oleks lubata Fääri saartele kaotada U21 absoluutselt ei ole. Ma olen sellega nõus. U21 on paratamatult meil selline vanus, mis ta läheb mitmete aastate peale ja need kõik nagu need asjalikumad poisid tegelikult on juba ju... Ma arvan, et ma ei viitsi kontrollida, aga ma arvan, et Fääri saartel on umbes... Ei, absoluutselt, seda ma tean, et see ei olegi mingi vabandus, et Fääri saartel on loomulikult on niimoodi. Aga ma räägin sellest, et see U21 tulemus minu jaoks on tegelikult... Suures plaanis on tegelikult täiesti nagu ükskõik. Kui U19 ma ütlen, et seal on nagu oluline, et mingid poisid jääksid silma, saaksid rohkem rahvusvahelise taseme mänge, siis U21 on paratamatult sellised mängijad, kes on siis natuke hilisema arenguga või siis on täpselt U19 välja kasvanud ja teevad oma esimese samme seal. Tead, ma arvan, et tulemus on igal pool tähtis. Minu arust U21 võiks eriti tähtis olla tulemus, sest nemad ongi see järgmine echelon, kes võiks tulla koondisele lisaks ja kui need vennad siin kaotavad Fääridel või ei oska isegi Fääre nagu ära suruda, siis... Jaa, aga ma toon sulle teise näite, et Ratil Kristel mängis ka selles koondises, kes kaotas 9-0 Saksamaale. Et mida see 10-1. näitab? Sorry, 10-1. Et mida see meil näitab? Räägin täiesti suva. Meie jaoks on oluline see, et sellest 21 tuleks 3-4 mängijat, tuleks koondisse ja saaks seal headest mängijateks. Ja seda juhtub meil nagunii. Et meil ei ole vaja seal, et meil oleks 20 normaalset mängijat, kes rahvusvahelisel tasemel, ma räägin selle koondise tasemel. Ei, sa andad kõik mängijad tasemel, see on kõik arusaadav, aga ma räägin nagu üldses foonist, üldses nagu hoiakust koondisest. Meil on nagu ikkagi aastast aastasse on jumala kuidagi nagu olgu mis iganes
poiste nagu kogum seal või punt, ikkagi on nagu mingid vaimsed probleemid, kes mängu tekivad, et ükskõik mis vastane hakkab nagu järsku kiiremini jooksma ja saab tuhina sisse ja siis me laguneme. Et see on nagu ohumärk. Ma loodan, et Jani Sarajärvi teeb selle nimel vähemalt tööd. No ma pigem nägin seal neid Jani Sarajärvi probleeme, mida ma nägin Nõmme Unitedis vaata, et ma ei tea, kas võib-olla need vaimsed probleemid, et ma ei taha kuidagi õigustada seda, et Väris Artele sa kaotad seal, seda kindlasti mitte, aga ma ütlen, et minu arvates me Eesti jalgpallis natuke tähtsustame üle neid noortekoondise tulemusi, et ma saan aru, et jalgpalli tehakse tulemuse pärast ja see on ka see emotsioon, mis kannab võib-olla mängijad mingil kunagi nagu tulevikus edasi, aga seal on koondiste mõttes on tähtsamad asju. Premium Liiga mõistes ma olen sinuga totaalselt nõus. Premium Liiga mõistes on ülioluline, et need samad U21 mängijad, kes seal on tegelikult teine echelon ja kellest enamus tegelikult kunagi ei jõua ka koondisesse, mängiks seal häid mängijad. Premium Liiga jaoks on see oluline, aga koondise jaoks minu jaoks mitte nii väga. Vot, rääkides siis rahvusvahelistest mängudest, me peame ka ranna jalgpalli välja tooma. Auguril oli siis, mis ta on, mingi Euro Winners Cup on selle nimi. Ma ütleme ranna jalgpalli meistrite liiga. Jah, ta on nagu lühemas formaadis, ilmselgelt pooleteise nädalaga selgitakse siis ranna jalgpalli meistrite liiga võitja ja sel päeval, kui me salvestame, siis 8. finaalis kaotas Augur, aga ma nagu selles mõttes muidugi ranna jalgpallist väga palju ei tea, ei oska nagu hinnata, ma natuke vaatasin mingit mänge ja tasub selles mõttes Augurit üldse meie ranna jalgpalli kuidagi kiita, et see tegutseb täiesti, see on see, mis tegutseb täieliku õhinapõhiselt, vaata, et täiesti mingit raha ja mingit seda oma vaba aega, veits meenutab naiste jalgpalli, et said 2 täiendust ka muidugi, see on hea skautingutööle ja tegelikult ei olnud üldse paha, kui mingi Prantsusmaa meister on sul alagrupis, Inglismaa meister, Inglismaa on muidugi sitranna jalgpallis, aga ikkagi. Minu meelest ei ole koondist, ma just väga siit ilma enne eksida, aga mingi aeg nad olid isegi päris okeid. Võib-olla ja Recreativo, ma täpselt ei tea, seal on mitu Hispaania satsi, et Recreativo vist ei ole Hispaania meister, aga nagu sellise alagrupis tulla esimeseks, igal juhul Bravo ja see üks kaotus tuli nii 4-5 põhimõtteliselt on ju, et see oli ka napp. Okei, 8. finaalist tuli vastu Itaalia meister ja tuli alla vanduda 4-2. Nüüd mängitakse kohad välja, et tegelikult ilmselt neil meestel selles mõttes väga vahet ei ole, kas sa oled seal siis lõpuks 14 või 10 on ju, aga nii palju kui ma tean, siis nad üritavad ikkagi selle 9. koha kätte saada. No kõva, tegelikult, kõva. Kui saavad top 10 klubi Euroopas pole üldse halb. No eks siin ongi, ma arvan, laiemalt on küsimus, et kas sihtotstarbeliste toetused rahvusvahelisest jõuavad ka meie rannajalgpalli või ei jõua, ma arvan, et saab siis sama teada seda. Aga see on pull jah, et legionärid nagu käivad, et seal on see süsteem täitsa omamoodi, et turnaks. See on veits see teema, vaata vahepeal oli kuulud tõhus, et Cristiano Ronaldo osaleb selles klubid MM-is kellegi ridades, nagu umbes midagi sellist tuleks. Aga see on täitsa nagu tavapärane, et mingiks, kas või ma ei tea, võib-olla natuke liialdane, aga Eesti mingi meistikate 9 etapiks tuleb mingi legionäri kohale, et ma ei tea, põnev ikka. No see Marmor mängis ka ju tegelikult seal Saksamaa eelmine aasta nii, et ta vist läks ka mingi 8 raundiks või midagi sellist. Et no okei, see selleks, seal ongi, kui sul võib-olla kõigiga ei olegi lepingut, et siis ongi vähe vabam see, aga point on selles, et las poisid naudivad sellisel tasemel mängida ja kõva, et ei läinud sinna nagu niisama kohta soojendama, et mindigi eesmärgiga ja jah, 8. finaalist tuli vastane ja kes neid aistis lihtsalt oli kõik. Jällegi, kui panna sinna mingi nagu teise konteksti, et rahvusvahelisel tasemel sa oled sellises mängus, siis ükskõik millises palli nii-öelda alamängus see on ikkagi väärt tulemus. Vot, ja tuletame ikkagi meelde, et rannajalgpallikoondis on ka seal Euroopa tippude seas, ta ei ole küll nagu tipp, aga oli see ei olnud EM, aga see oli see Euroliiga etapp, kus oldi 8 parema hulgas ja siis tuli Valgevene vastu, just nad keeldusid on ju, et oli vist 8 parema hulgas, kui ma nüüd eksi, see vist oli veerandfinaal. Ma arvan, see oli õigusem. Vot, et kõva, lihtsalt kiidama ja ongi kõike rohkem ma ei oska analüüsida. Ilus värav Sander Lepikult, kurat, see oli nagu nii, saad aru, sellised kunstilised inimesed nagu mina saavad kohe aru, et see taustal oli juba päike veits loojumas, ilus rand, oli siuke kalju vaata ja siis tuli aut ja siis ta võttis rinna peale ja pani kääridega sisse, nii fucking ilus värav lihtsalt. No fotograafide mõjus pole. Just. Ja viimane teema on järgmine nädal peale valimist on ka veel üks meie eurokarikate tipphetk. Enne valimisi siis. Enne valimisi, aga samal nädalal on meie klubide eurokarikate tipphetk, loosimised. Tahaks loota, et mitte seekord. Tahaks küll jah, alati tahaks sellest loota. Et võib-olla selles mõttes ei ole mõtet analüüsida, sest esmaspäevaks jaotakse kõik need seal gruppidesse, aga toimub
nii 17 kui 18 juuni, ehk siis alguse esimesed ringid ja siis veel teised ringid kaudsa. Et me saame põhimõtteliselt juba järgmiseks salvestuseks, me räägime väga palju ilmselt valimistest, aga räägime ka natuke vastastest, et kuidas sina kui Nõmme Kalju esindajana siin podcastis, millised mõtted on, oled sa juba uurinud, mis võimalikult vastased on ja oled sa ennast ette kujutanud mõnes välismängus koha peal? Ei, eks ma ikka olen vaadanud küll mitte nii põhjalikult, et ma neid võistkondi ei hakkaks nagu koosseisu mõttes uurima. Ei, mitte koosseisu, lihtsalt sihtkoha mõttes. Ja sihtkoha mõttes on seal väga palju kehvasi kohti, et asetatud klubidel nii-öelda asetamata reisimõttes, ütleme siis nagu Flora ja Paidel on palju ütleme, enamus on palju mugavamad kohad. No kuhu sa ei tahaks eriti reisida? Ütleme mingid nimed välja, siis me saame järgmine nädal nalja teha või nii. No mingisse Kasahstani või ma ei tea, mis seal oli, Moldova ei olnud isegi, et Moldovasse isegi võib-olla oleks nagu tore minna. Kasahstani ma ei kujuta ette, et sa peab vaatama üldse, mis see rahakott teeb, et kas kuidagi üldse sinna reisidagi saab. Mul oleks mitte midagi selle vastu, kui mängid OIK-ga näiteks, et kordusetendus, et see oleks see, et kus saaks ilmselt palju fänne ka kaasa võtta, et minu jaoks on ütleme klubile majanduslikult väga otsa. Sina ei ole selline vend, kes tahaks ikka kui kaugele reisida jalgpalliga? Ei, ma ikka mõtlen majanduslikult, et ja ütleme klubi töötajate peale ka, et... Aga sa sellist asja, mingid Fäärisaared ja sihukest asja ei taha? See on ka suht kallis, ma arvan, reisida. Suht kallis, ma mäletan kunagi, kus juures, kui siis ma ükski fänni läinud Fäärisaartele, kui me kunagi mängisime Fäärisaartel. See oli niimoodi vist, et äkki nad ei mängidagi Dorshal, mis mängisid kuskil mingist väiksemast kohas, kellega me viisime, aga ei P36 oli ikka, aga seal oli mingi muu üritus oli seal Fäärisaartel, et kõik ööbimiskohad olid enam-vähem ära bronnitud ja siis ma ei tea, mingite mega rahade eest kuskil enam-vähem, ma natukene õialdana kuskil külaliste majas põrandaga peal olid mingi tasemed, et sellised asjadega on alati keeruline olla. Aga mis sa nüüd, ühesõnaga, kas sa Kaljule, kui sa ütlesid HIK, siis sa ikkagi loodad nagu sihukest nagu fännilikku üritust rohkem kui tulemust, kas sa ei taha sihukest vastast, kellega oleks nagu kõige lihtsam mängida? Ei, tegelikult ikka, loomulikult. Prioriteet number 1 on vastase, ei taha öelda nõrkus. Kuigi teab, ma ei ole nõus. Me tahame, et see sama HIK. Praegu väga kehva algust on teinud Soome liigas. Ma panin ka tähele. Ma reaalselt ei näe mingit põhjust, miks see võiks, näiteks see ei ole see, et kui sa saad HIK vastu, et kuule, et nüüd esimese ringi tuleb läbi. Ongi vastupidi. Paberil kergelt tugema satsi paned kotti, on palju erilisem, kui sa mängid mingi San Marino satsiga ja võidad seal, et siis jube kõvad oleme Euroopas. Ma muidugi väga kiidan seda, kui maa peal sa oled praegu. Kalju potentsiaali hinnates ma väga kiidan seda. Mis on nagu üldse, jätame korra kõrvale, et seda Kalju fänna mõtlema kas sa teiste puhul ka tahaksid, et oleks ikkagi võimalikud nõrgad või tahad mingid huvitavaid klubisid siin Eestis näha või? Teiste klubide jaoks esimese ringis on mul üldul on see eesmärk, ma tahan teiste klubideks edasi. Teisest ringist ma hakkan Eesti klubide puhul väga suure osa vaatama seda, et millised fännid on vastasühiskonnal. Kuna minu jaoks on see oluline, kuna ma seda kaifi nagu Eesti jalgpallis saan liiga vähe Eestis olles, siis minu jaoks on oluline, et tuleksid head fännipuindid ka Eestisse. Et loomulikult, mida kõrgemal me saame, siis seda suurem tõenäosus on, et neid selliseid tuleb. Aga ma vaatasin seal, et Paide ja Flora üks on selline, et seal asetamata klubides loomulikult nad kõikide vastu ei ole mingid suured favoriidid või üldse favoriidid ei ole, aga nende jaoks ei ole küll mitte ühtegi tiimi, keda peaks nagu kartma, et kuule, et siin ei ole nagu mingit varianti või et oleks nagu vähe varianti, et seal näiteks oli see Bosnia, see Sarajevo tiim, mille nime ma just ka hääldades, Jeljesnišar või kuidas iganes. Et sellel on väga pullid fännid, et mul oleks midagi selle vastu, kui see tuleks Eestisse näiteks. Kui need tulevad, särge filmige neid. Minu eesmärk, et üldse kõigepealt nagu prioriteet number 1, et Levadia saaks esimesest vastasest jagu. See on nagu kogu siis me võime hakata unistuseks, aga meil on tegelikult koefitsiendi tabelis hakata, meil on tulemusi vaja kas see või järgmine nagu hooaeg. Sest on oht, jälle ma natuke uurisin neid koefitsiente, meil kukuvad ära järgmist aasta 2 päris tugevat tulemust. Kui me nüüd peaksime natuke failima järgmist 2 aastat ja ei jõua näiteks põhiturniirile, siis on oht, ta on küll süke, mitte nagu 100%, aga on oht, et me jälle jääme ühest eurokohast ilma. Seda, me peame kõige jumala eest võitlema, et me sellist asja juhtuks. No loomulikult, et ma seal seda Levadia puhul tegelikult on nagu selles mõttes on nagu see 2 päeva nagu üliolulised. Isegi kui see esimene päev läheb selliseks, et sealt ei tule nagu liiga head vastast, et tuleb sul piltudest Steaua Bukarest, siis kõik saame aru, et on ülikeeruline.
aga et ka see teine loos oleks siis nende kaotajate vahel oleks väga-väga mängitav, et aga ma tõin selle no lihtsalt, saad aru, kui nad võidavad esimese vastase. Me kõik teame seda, ma arvan, et see kuuled juba teha. Ei, seal on point selles, et kui sa võidad, siis sul tekib see Euroopa liiga puffer, kui sa kaotad, siis sa lähed ikkagi kohe otsa sinna konverentsi liigasse ja siis sa ei tohi enam eksida. Jah, me teame kõik seda, ma arvan, et isegi ei tea. Okei, tasub üle korrata, aga tuli. Aga lihtsalt enamus sellisest on, esimest ringist on see, et ja seal, kes seal on see Lincoln Dreams ja Linfield Põhja-Iirimaalt. Ja siis on The New Saints on ka Walesist, kuigi see on natuke isegi tugevam, et need on sellised, mida saaks nimetada nagu väga heaks loosiks. Aga kui ma tõin selle Oiko näite, siis eile või mitte eile, vaid pärast seda Balti liiga konverentsi, Ragnar-Bravani konverentsi Balti liiga tutvustust, kell juba nii selmes. Vaatasin siis huvi pärast nagu Leedu tabelit ka, et Vilnius Žalgiris siis saab ikka olla, oli ikka jah. Mõtlesin, kas Vilnius Žalgiris oli ikka Leedu meister, aga oli küll. Oli küll, jah. Ja, et nad on praegu alles 7. kohal tegelikult tabelis. Leedu tabel ongi ulme lihtsalt, Leedu liiga on ikka mingis mõttes see Leedu liiga ennustamatus on päris huvitav. Ja, aga isegi kui see on ennustamatu, siis ma ei tea, riigi kõige rikkam klubi pärast 15 euro 7. kohal on päris hea ju. No päris hea muidugi, mõtle oleks praegu Levadia 7. kohal. See on matemaatilist võimatu lihtsalt. No 3 peatreenit oleks läinud juba. ja 7 abitreenerit. Vot, siuksed asjad toimuvad. On sul midagi veel hingel või? Mis on juhtud? Ma sain hingelt kõik ära jagada. Selles mõttes, et tuletan meelde jälle, et Epicbetil on sünnipäev, kampaaniad on ja klubide MM kampaania ja me ei jõudnudki isegi rääkida, et selles voorus on ju 2 suurt mängu meie kohalikus liigas on et Flora Paide ja Kalju Trans on ka, Kalju Trans on isegi suurem mäng võib-olla. Ei ole nõus. Ma arvan, Flora Paide on selles mõttes suurem mäng, et kui Paide peaks selle mängu kaotama, siis on mingi 12 punkti maas juba Florast. Sa defineerid suurt mängu läbi siukse näite või? Midagi. Just selle nurga alt, et Paide jaoks hakkavad asjad ikka väga halvaks siis minema, et said selle peatreeneri vahetusega, said hea nii-öelda võimaluse kasutada Kalju vastu ära, aga kui siis peaks tulema 2 kaotust järjest, siis on ju seisnud väga halb. Kui teie vastu Trans võidab, siis on ikka väga hästi neil. See on ka suur mäng. Ka selle nurgalt võib. Vaata, praegu oli vastupidine olukord. Mina nüüd olen suke positiivne inimene, sina on suke negatiivne inimene. Mis asja, mis see negatiivne oli? Transi võit, miks see negatiivne on? Kuula mind lõpuni. Transi võit ongi positiivne. Sina räägid seda nii-öelda suurest mängust läbi positiivse kuvandi. Mina räägin negatiivse kuvandi, et kui Paide kaotab. Sa ütlesid, et mina olen negatiivne. Ei, kui sina oled tavaliselt negatiivne ja mina olen positiivne, siis praegu oli vastupidine. Kas niimoodi ärritub ilma asjata? Ma lihtsalt ei kuula inimesi, see on minu omadus. Vot. Kuule, okei, siis ega midagi. Järgmine nädal samast kambrist juba kindlasti me teame, kes on Eesti Jalgpalliliidu president ja saame seda arutada. Jah, põnevad valimisnädalad siis tuleval nädalal. Järgmise reedeni, tšau. Tšau.